tere tulemast Leina kohvikusse. Leina kohvik on meil regulaarne kohtumise aeg, kus me räägime Leinast. Leinast räägivad peamiselt nüüd sellest aastast meil Leina toetajad, kes on läbinud Leina täiendusõppe ja räägivad Leinast läbi oma kogemuse. Mida nad on enda Leina juures märganud, mis on nende jaoks Leinas oluline, millele tähelepanu pöörata. Tänane vestleja meil on Riina Tenno, kes räägib turvaringist Leinas. Tehnilisel põhjusel millegipärast praegu ekraani taga ei ole. Aga usun, et kindlasti kohe tuleb tagasi. Aga võib-olla senikaua, kuni Riina saab ilusti ekraanile tagasi, siis võib-olla arutame täitsa häälepäälad valla, et mida see turvaring Leinas üldsegi, mis emotsioone või mis mõtted, assotsiatsioone sul see tekitab? Täitsa kutsun niiviisi mikrofoni maha võtma ja välja häälega mõtlema, et senikaua, kuni Riina ilusti ennast seal arvuti taga valmis sätib. Ma võtsin mikrofoni maha, siis ma pean rääkima. Ja, just. Ei tea, mis see õige vastus on ja kas 2 ka pannakse valesti vastan. Et õnneks Riina tuli tagasi. Ma pääsisin. Ja, ei tea, kas see oli nüüd selle vihma tulemus või niimoodi 2 korda viskas lihtsalt wifi välja siit, et ei tea. Et loodusjõud sekkusid praegu hetkel täiega. Just. Ega Leina protsess on ka ise selline omamoodi nagu loodusjõud, et kunagi ei tea, mis tuleb esile, et kus tekib see ühendus ja kuidas mõni tagasi ühendusse tulla. Ma küll selle hetke kasutasin ära, kui sa veel meiega ühendust uuesti lõid, et küsida, et mida see turvaring Leinas võiks tähendada. Aga ma saan aru, et Mart oli juba väga õnnelik, et ta ei tea seda rääkima. Ja Sirje tegelikult oli ka juba mikrofon maas, oli ütlemas, et ma ei tea, võib-olla saad natukene Riina sisse välja hingata ja kuulaks ikkagi ära, et mis see seos selle turvaringiga Leinas on. Palun. No võt ongi selline koolitunne praegu, eks ju, et ega ma ei tea, kas mu vastus on õige, aga ma tahaksin muidugi öelda, et see on seesama peresüsteem, millest me oleme viimastel päevadel palju rääkinud. Aga see, millest Riina rääkima hakkab, et mul tegelikult ju ei ole halli aimugi, et võib-olla turvaring on midagi suuremat ja veelgi võimsamat. Aga peresüsteemi tahaks praegu tõesti välja pakkuda. Väga hea, see ongi see esimene assotsiatsioon, mis sellega tuleb. Kui Mart, et peaaegu napid pääsesid, aga hinded ei pane lubane. Ma olen nüüd eriti hullus olukorras, kus eelnev vastas minu vastus juba ära, mis mul nüüd üle jääb siis. No eks ta ole, et kellel mis ühesõnaga, et kellel milline pere on ja kellel pere pole. Et see üks oleneb ka sellest, et see on hästi, ma arvan, individuaalne, et kellel on see õnn, et on pere olemas ja kui see pere siis on, saab see toetav ring olla. Ja teine, kellel seda pere ei ole, et kus ja kes siis tema turvaring on. Ma lihtsalt mõtlen korra praegust seose puhul tekkis nagu kristlikute kogukondade selliste asjade peale, et siis sel juhul on see näiteks see oma konfessioon või kogukond on siis see, mis on see turvaring või toetav ring inimesel, et võivad ka olla, eks ole, ka töökaaslased või lähimad sõbrad või ka õpilased või õpetajad, kuidas kellegi. Ma arvan, ma ei tea, miks täna saame pärast Riina loengut saame teada, kas vastus oli sinnapoole veel täitsa puhus, et eks pärast paistab. Väga hea, aitäh. Et eks see üks sõna ongi, et see tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Aga Riina, neid palun, nüüd on lava on sinu ja kuulame sind ja lepi ka siis kokku või jaga, et kuidas sa soovid, kas sa soovid ka küsimusi ja muud sellist. Jah, et miks ma selle teema valisin, sellepärast, et nüüd, kui päris algusest alustada, siis minu Lein on nüüd 5 aastat vana. Ja
ma olen jõudnud nagu sellesse punkti juba, kus ma nagu saan aru neid märkamisi, mis on leinas inimesele väga tähtsad ja sellepärast ma valisin selle turvaringi või hoituse teema, sellepärast et minu jaoks on see olnud üks vist vast et kõige olulisem, kuidas oma eluga nagu edasi minna. Ja kui ma nüüd räägin oma lugu ja teil tekib nagu mingisugune mõttehetk või täpsustav küsimus, et tegelikult te võiksite kohe vahele öelda, et me saaksime nagu võib-olla siis sealt mingid muud teemad ka nagu edasi arutada. Et jah, et 2019 sügil siis ootamatult mu väga selline armastatud ja hoitud poeg lahkus oma parimas eas ja see oli minu jaoks väga ootamatu ja see šokk oli ikkagi totaalne. Et kui ma nüüd tagantjärgi olen natuke mõelnud, siis ega ma suurt midagi ei mäleta, seal mingi paar nädalat, aga esimene selline abikäsi tuligi kohe see, et minu head sõbrad, sõbrannad tegid minu eest ära otsuse ja viisid mu kohe peale matuseid ära Eestist. See võib olla see, et ma ise nagu tegelikult olin selles faasis, et mul oli jumala ükskõik, mis toimumas hakkab. Et ei ole mõtet, ei ole sihti. Ei tea üldse, mis edasi saab, kuidas edasi saab, kas on elul mõtet ja nii edasi. Selliseid küsimusi oli nii paksult täis kõik see pea. Aga kui läksime siit Eestist ära, siis nemad väga teadlikult olid valinud ühe sellise koha Itaalias. Ma toon kohe selles mõttes näite Itaalias. Nemad arvasid, et nad viivad mind looduskaunisse kohta. Aga tuli välja, et see mägihotell, kus me olime, see asus Rooma-Londoni Rooma munkade palveteel. Miks see nii pidi minema ja miks see nii juhtus? Et ma võiksin öelda, et sellel hetkel, kui ma seal kõrgetel mägedes viibisin, siis minul küll nagu seda usku ei olnud, et mingisugused kõrgemad jõud on olemas, sellepärast, et minul oli selline tunne, et mind on igalt poolt maha jäetud, eks ju. Kõik on mind maha jätnud, eks ju. Minu lähedased ei tulnud minuga kaasa, tähendab, ma mõtlen pere, et pigem olid siis tõesti need sõbrannad, kes leidsid, et minu vaim tuleb kuidagi päästa. Ja seal ma nagu seal kõndides, seal mägedes kõndisin ma vist oma esialgse šoki oma lihastest ja mõtlemisest välja. Et seda abikätt, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et ma olin ju täiesti nii, et ega kui ma ikka väga sõtkusin vastu sellele, et ma võiksin üldse kuhugi minna ja võib-olla sellel hetkel ma oleks tahtnud ainult olla selle ma ei tea, surnuaial ja seda, aga sisuliselt väevõimuga, eks ju, pandi mind lennuki peale ja viidi minema, mis mõnes mõttes, kui ma sealt paar nädalat hiljem tagasi tulin, oli minule nagu mingid asjad või tähendab, hakkasid nagu liikuma. Et kui ma mõtlen, et te ütlesite, et pere on see tähtis, siis minul, ütleme, sellel esimesel aastal võib-olla oli see viga, et tegelikult me peresüsteemis kõik leinasime. Ja kõik leinasid nagu oma ette. Minu teine laps ei ela Eestis, tema oli kaugemal, tema leinas eraldi, mu elukaaslane leinas eraldi, mina leinasin eraldi, et meil ei olnud nagu sellist ja võt oli minu sõpruskonnas selliseid häid inimesi, häid sõpru, kes siis tegelikult märkasid seda. Ja annaks jumal kõigile selliseid häid sõpru, et mul oli ka vahepeal selline tunne,
et teatud sõbrad nagu tegelikult kadusid ära. Et miks nad ära kadusid? Kadusid sellepärast ära, et tegelikult inimene ei oska või ei taha sulle rohkem haiget teha, eks ta helistada sulle ja öelda, et ta ei oska nagu öelda sulle midagi. Ehk siis tal on see teema, et ta kardab, et sa saad veel rohkem haiget, kui ta räägib millestki oma elust, oma nendeks edusammudest ja ta ei julge puudutada ka seda olnud sündmust. Ja mõned on tagantjärgi öelnudki niimoodi, et nad olid ise ka šokis tegelikult terve aasta. Et siin on see üks koht, miks ei tohi neid hukka mõista selle eest, et nad sellel hetkel veel sulle toetust ei pakkunud. Aga ma arvan, et nad lihtsalt ei oska ja ei tea, kuidas seda toetust pakkuda, osad. Ja kui nüüd rääkida järgmistest, siis kui ma sealt tagasi tulin, sealt Itaaliast olles siis seda vihatunnet ja šokki endas nagu välja jalutanud, siis tegelikult väga õiged inimesed sattusid mu teele, aga jälle läbi oma tuttavate. Et ma sattusingi sellisesse emade gruppi ja nüüd ma ütlengi, et kui vajalik on see, et sa saad rääkida samade inimestega, kes on sama asja läbi elanud. Ehk siis nad on need inimesed, nagu sa võidki öelda, et minu inimesed, nad mõistavad täpselt, mida sa mingisuguse sõnaga tahad öelda, mis lause, mis see, seal võib olla ka naeru, kuigi sellel hetkel sa mõtled, et noh, sul on selline süütunne, et ma ei tohi nagu naerda, rõõmustada, olla, on ju. Aga kuna nemad näitasid seda, nende Lein oli seal 2-3 aastat, 5 aastat ja nad näitasid sulle, et tegelikult nad on elus inimesed. Ja siis ma sain ka aru, et tegelikult ma pean ainult iseenda selgusele jõudma ja oma sisetunnet kuulama. Võtma vastu kõik, mida mulle pakutakse. Sellel hetkel ma sain aru. Sellel hetkel küll ma võtsin vastu ainult nende abi, sest mulle tundusid nad väga turvalised, sellepärast et nemad olid täpselt sama asja, sama protsessi läbi elanud. Ja meil sai päris palju nalja seal, et me tegime musta huumorit ja niimoodi tasapisi nagu ärkad ellu ja saad aru, et ikka lapse kaotanud vanem mõtleb, et sa oled nagu läbi kukkunud lapsevanem, on ju, et sul ei ole üldse õigust sellisele õnnelikule ja rõõmsale elule, on ju. Aga kui ma nendega kohtusin, siis mul alati, ma tulin sealt tagasi koju ja mul oli alati nagu selline nagu kerge tunne. Seepärast ma tundsin, et ma leian jõudu endas, ma tegelen iseendaga, ma tegelen oma füüsisega, ma tegelen oma vaimse poolega ja ma Jumala eest ei murdu. Ja minu jaoks oli see ka, et sisetunne ütles mulle seda, et kindlasti, see on individuaalne, ma kindlasti ei ütle, et seda ei peaks tegema. Aga sellel hetkel oli mul küll see, et ükski antidepressant või muu selline keemiline vahend mind ei aita. Et ma pean saama selle valu ikkagi muud moodi endas välja. Ja tegelikult ma olen ka tänulik võib-olla selles mõttes, ma ei ütleks, et nad on minu toetusgrupp, aga nad olid nagu, ütleme siis sellised minu taustajõud, olid töökaaslased, kes tegelikult väga paljud olid sellised, et nad ei loopinud nagu selliseid käibefraase, et mis mind alguses väga ärritasid, et kuidas sa jaksad ja kuidas sa jõuad, eks ju. Et mul olid töö juures inimesed, kes iga hommikul näiteks tulid ja lihtsalt hommikul kallistasid sind. Ja siis sa tundsid, et okei, see on minu jaoks jälle turvaline. Ta mõistab mind, mis ma üle elan
kuhu ma tahaksin liikuda. Et nad ei olnud sellised, kes nagu väga nagu oleksid halanud, et oi, elu läheb edasi ja nii peabki olema ja et neid oli ka, aga oli ikkagi selliseid, mingil määral ma hakkasin neid nagu eemale lükkama ka neid, kes olid sellised käibefraaside nagu pildujad. Ja ühel hetkel siis, kui nüüd tulla pere juurde tagasi, kui me kõik olime omas mullis mõnda aega leinanud, võt siis tekkis pere ühine toetus alles. Ehk siis võib-olla siis kõik me olime suutnud jõuda nagu ühte faasi ja siis meil olid omad sellised tegemised, mis meid nagu aitasid, sellised ühised ja siis me saime ka tegelikult väga palju rääkida lihtsalt ja mäletada poega, sündmuseid, et noh, nagu teada, et igale leinavale lapsevanemale on need sünnipäevad, surmapäevad, jõulud, need on väga sellised keerulised ajad. Ja üks, mis nagu jälle nagu tõi sellest sellisest halamise või suure nutufaasist nendel tähtpäevadel välja, olid mul pojasõbrad, keda ma nüüd tänaseks nimetan ka oma toetajateks, sellepärast et nemad ei ole mind ära unustanud. Et kui pojal oli juubel 25, siis nad tegid siin minu juures talle peo. Et sellised väikesed asjad, väikesed tähelepanekud, kas või see, et noh, ma olen toonud siia juurde, eks ju, minu sõbrad ja sõbrannad, pere, kõik need pojasõbrad, kes on jäänud siia nagu alles. Ja tegelikult, kui sa tunned, et sul seda toetust on piisavalt erinevatest gruppidest ja emad ka muidugi, emad on kõige tähtsamad veel, et siis sa nagu tunned, et sa saad nagu kogu aeg mingit nagu piskuhaaval seda jõudu juurde. Et kas või see, et näiteks üks mu sõbranna lihtsalt teatas, et tal on sünnipäev, on ju, kuna mina olin, eks ju, ära endale keelanud igasugused teatrid, kontserdid, asjad, siis tema teatas, et temal on sünnipäev ja tema tahab, et mina tulen tema sünnipäevale, tema korraldab ise selle sünnipäeva ja tema viis mind stand-up'i vaatama. Stand-up'i, kus iga teine sõna ajab naerma. Ja kujutage ette siis seda, kuidas ma siis hambad ristis seal alguses istusin ja kõik saal rõkkab ja mina, ma ei tohi naerda, ma ei tohi, ma olen veel ju leinas. Ja siis, kui ma ükskord lihtsalt enam ei suutnud ja kui ma see plahvatas kõik siis välja, et noh, jälle ma ütlen, üks selline võimalus, mida sa peaksid endale lubama, tegelikult sa ei tee ju midagi halba, või sa ärkadki tasapisi elule ellu uuesti. Et nii on see teekond nüüd olnud ja ütleme see alguse teekond, aga mingil hetkel mul tekkis täiesti teadlik selline teadmine, et ma pean tegelema kõigepealt nüüd iseennast nagu laiali lammutama. Ja siis tekkis ka mul soov tegelikult, kuna me nende emadega kohtusime ja ma tundsin, et mingisugused tööriistad minus on olemas, et ma soovin ka teisi aidata. Siis ma otsustasin, et kõigepealt ma lammutan iseenda lahti ja siis ma hakkan teisi aitama ja siis ma läksin õppima holistilist teraapiat. No seal me ka 2 aastat lammutasime ennast täielikult ribadeks. Aga see oli väga hea, sellepärast, et viimasel aastal, viimastes moodulites, eriti südame moodulis,
kus me ennast selle killuhaaval kokku korjasime, siis toimus minus selline väike murdumine. Ehk siis, või ütleme siis selline nagu ma leidsin, et ma olen nüüd õige tee otsa peal. Ja tegelikult ma võin öelda ka sellest ajast saate olen ma ikkagi lubanud endale täiel rinnal elada uuesti. Sest fakt on see, et minul on mälestused, mul on hetked, et tema niikuinii enam tagasi ei tule ja ma olen õnnelik, et ta üldse minu elus oli ja ma olen väga tänulik selle eest. Aga vaevalt, et ka surnud või lahkunud lapsed mõtlevad selle peale, et nende vanemad jäävad niimoodi neid leinama, et ennast ohverdavalt, et nad enam ei ela. Et võib-olla see, et mina nagu suutsin ennast, ütleme siis siin mingi 3 aastaga ikkagi ennast täielikult koguda ja uuesti nagu elule ärgata. Võib-olla see päästis ka minu teise lapse, sellepärast, et tema oli ka päris mustas augus pikalt. Ja kui ta nägi, et mina suudan emana mingeid samme teha, siis rääkides temaga ja toetades teda, siis ma näen tänaseks, et ta on ka saanud teatud tasakaalu tagasi. Tal on see olemas, ta tunneb ka elust juba rõõmu. Ja ei tohiks küll nii öelda, aga vaat sellised asjad võib-olla ka natuke lähendavad inimesi. Et kuigi ta pikalt elas mul välismaal, siis tänaseks ta elab mul tagasi Eestis, et võib-olla siis üks asi oli ka see, et see vajadus läheduse ja lähedaste järgi. Et näiteid on palju ja ma võingi öelda, et alguses on keeruline, nagu kramplikult sa lükkad teatud abikäsi eemal endast. Aga tegelikult tuleks astuda samm. Ma saan aru, et see on väga raske minna, teha see, ma ei tea, 5 või 10 sammu sinna välisukseni ja minna kellegiga kaasa. Aga ta ikkagi annab sulle, ta lahustab natukene seda valu. Ja tuleks kõik need võimalused, kui sul on lähedased, kes sul on, või kui sul ei ole neid selliseid sõbrannasid, kes ei julge sulle ligineda, siis tegelikult on olemas ikkagi need emad, samasugused emad, isad, ma ei tea, vanaemad, vanased, kes meil seal koos käivad, et tule, kuula ja tegelikult sa saad mingisugust natukene sellist märkamist kindlasti, et ahaa, see asi käibki nii või. Et me ju jagame kõik seal erinevalt oma lugu, keda. Ja nüüdki viimasel ajal, kui me seal emadega koos istume, siis tegelikult sa näed, kuidas see toetus, see tugigrupi toetus on täiesti väliselt inimesi parandanud. Et nad on, pilk on helgem, osatakse isegi nalja teha, tuntakse huvi muude asjade vastu ka kui leina. Et seal arutatakse selles mõttes ka, et kas keegi on nõus mu lapsi hoidma näiteks õhtul, kui ma tahaksin teatrisse minna. Et see on nagu see põhiline, et me teame, et me oleme üksteisele kogu aeg olemas. On siis füüsiliselt kontakt kord kuus või siis telefoni kaugusel, et kui on väga raske. Et ma ei tea, võib-olla ma olen nüüd juba nii pikalt rääkinud, et keegi tahaks midagi küsida mu käest. Võib-olla mitte küsida ei tahaks, aga lihtsalt võib-olla seda kommenteerida seda kohta, et kui kellelgi mingisugune raske kaotus on, et siis kuidas lähedased eemale tõmbuvad või ei julge ligineda. Et
et ma lihtsalt ise tean ka seda, et no lihtsalt ongi sihuke, et mu jah, ühel tuttaval mees suri ära ja siis lihtsalt, et kui ei oska, et sest on juba mitu aastat möödas tagasi, et kui ei oska, ei tea, kuidas nagu olla ja käituda, et mis on nagu paslik ja mis ei ole paslik, et siis sellepärast, et mitte, et ei hooliks, vaid et lihtsalt sellest teadmatusest, et kas ma teen halba või head, et siis ma parem ei tee midagi. Et see, noh, et see on nagu see mõte, mis mul nagu selle jutuga seoses ka vahepeal korra tuli. jah, et tegelikult see ongi niimoodi, et vot sinu lähedased ja tuttavad võivad olla ka nii, et nemad nagu liiguvad, ütleme, kui see kasvõi on see juhtunud, on ju, siis neil on 1-2, on ju, aga nemad liiguvad nagu oma eluga edasi, on ju. Ja siis sina jääd sinna nagu stoppama. Ja siis oleks hästi tähtis, et sul ongi nagu sellised inimesed, kes siis tegelikult seda märkavad, et nagu sind oleks vaja ka kaasa tõmmata või kaasa võtta. Et ma ja tegelikult tagantjärgi ma mõtlen, et need, kes nagu jäidki kadunuks, siis tegelikult mul on isegi tegelikult nagu kergem tunne, sellepärast et võib-olla ma isegi nagu paljud on ka öelnud, et nemad teadsid seda vana Riinat, on ju, nemad seda uut Riinat ei tunne ja tegelikult need mingid teemad kaovad ka ära, millest enam rääkida, sest sinul on ikkagi see muutunud, see kõik see vaade elule ja mingid hinnangud ja täiesti selline, noh, ütleme siis nagu niimoodi tähtsuse järjekorras, mis elus üldse tähtis on. Et muidugi, mis veel on, et no mis minul oli näiteks, et mis ma nagu paaniliselt eemale lükkasin kohe alguses oli, mul on palju toredaid väikeseid sugulasi, keda ma olen ikkagi kogu aeg hoidnud, on ju. Ja mis mind nagu natukene ka nagu raputas, et kui ma ikkagi nagu aasta-2 ikka ei tahtnud neid hoida, sellepärast et ma kogu aeg kartsin, et äkki nendega juhtub ka midagi. Ja siis ühel päeval see üks noormees, kes oli siis mingi juba 5. ja teatas mulle, et niimoodi, kuule, kaua võib? Ma tahan sinuga mängida, on ju. Kaua sa oled see, et sul on kogu aeg mingi muu asi, et ei ole nii, nüüd me hakkame ehitama ja tegema, et kuidagi nagu väga, kuidagi see laps pani selle asja nii paika, et ära nüüd sure, hakkame tegutsema. Et muidugi sa oled alguses küll, et šokifaasis, et hambad ristis, üritad kõike teha ja olla, aga ei ole mõtet tegelikult, kui sul ikka keegi ikkagi mingisuguse abikäe ulatab ja küsib ja märkab ja teeb, siis võta abikäsi vastu. Et ei ole mõtet üksinda hambad ristis oma mullis podiseda niimoodi. Et jah, ma tean, et see on raske. Ja ma mäletan isegi seda hetke, et ma otsisin 100 muud põhjust ikkagi veel, et ma ei lähe sinna, ma ei pea minema, ma ei lähe, mul on vaja seda teha teist, ma lähen hoopis sinna. Ja siis kogu aeg mul käis selline ping-pong sees ja lõpuks ma ikkagi astusin näiteks sealt Holistiku Instituudi uksest ka ikkagi sisse ja ma olen väga hea meel, et ma suutsin selle võitluse iseendaga ära pidada seal ukse taga. Aga mis veel on hea, et noh, näiteks emadega me praktiseerime ka seda, et me ei istu ja ainult ei joo teed või kohvi, vaid me ka matkame. Et me jalutame. Et kui sa saad selle mõtteid vahetada ja jalutada, siis mina võin öelda, et sa nagu käid sellest käimisega, sa kulutad energiat ja siis tunned, kuidas lihastest tegelikult see valu läheb ka välja. Et on nagu lihtsam. Aga mul
mõtleme siis veel. Et mul on võib-olla sulle Meeli, sul tekkis mingi märkamine. just, ma tahtsingi küsida, esiteks sa tood nii olulised asjad tood esile, et esiteks on see periood, eks ju, sa mainisid 3 aastat, mis on väga-väga oluline teadmine, et muidu tihtipeale piiratakse leinaperioodi, et no aasta, 2 aastat, noh, väga paljud inimesed arvavad, et mis 2 nädalat ja siis peab olema kõik hästi, eks ju. Aga tegelikult see on pikem protsess ja see on väga individuaalne protsess. Siis mulle väga meeldis see, et sa tõid huumori tõid välja. Et tihtipeale räägitakse, et ma tahaks nalja visata, aga ma ei saa talle, seepärast see teine inimene, kellele ma hakkan rääkima, see läheb kohe selliseks, eks ju, tõsiseks ja ma ei saa talle seda nalja rääkida ju. Aga tegelikult see on nagu nii toetav ja jällegi aitab seda ressurssi luua, eks ju. Aga jah. Ja, et tegelikult selle huumoriga ongi niimoodi, et noh, alguses ega sa oledki nagu nii šokis, et ei, ma ei tohi ja sa pigem tegelikult võid hoopis nutma pussata. Ma võin ühe näite tuua, näiteks tegelikult minu sõbranna oli see, kes lihtsalt sõitis autoga mulle siia maja ette. Mul oli vist pool aastat läinud leinast mööda. Ütlesin, nii, nüüd me hakkame sinuga joogas käima, on ju. Sõna otses mõttes jälle tead, nii, nüüd riided selga, lähme, on ju. Ja mul läks üle aasta, see on Kundalini jooga, kus on ka mantrad või natukene selline sisekaemust. Ja seal on lõdvulõdvestus. Et ma üle aasta kõik olid rammestunud, kes isegi norskas, siis mina lõdvulõdvestuse ajal nutsin. Lihtsalt pisarad poolest nutsin. Ma mõtlesin, et issand jumal, et millal see ometi lõpeb, et millal ma õpin ka ennast lõdvestama. Tänaseks ma võin öelda, et ma väga lõdvestan, ma olen isegi magama lõdvestuse ajal. Et see on jälle see asi, et kui keegi võib-olla ei oleks sind sundinud sinna, siis kas mul oleks seda hakkamist olnud? Jah, võib-olla oleks olnud nüüd tänaseks päevaks, võib-olla oleks olnud, eks ju, aga kui palju aega oleks sellest mööda läinud. Et minu jaoks see 3 aastat oli selline jah, murdeline, et ma ei ütle, et see kõigil on niimoodi, tõesti. Aga siis hakkavad nagu mingid asjad nagu paika nagu loksuma ja mida ma nagu vaatasin ka, ütleme siis kuskil seal 2. aasta lõpul või jah, 2. aasta jõuludel ma ütleksin, oli ka selline, kus ma sain aru, et see olukord ei muutu enam tagasi, et sinnamaani oli hästi palju seda mis ma oleks siis võinud teha, et neid küsimusi miks ja eks ja kui oleks olnud nii ja oleks ja oleks ja oleks ja võt mingil hetkel siis me rääkisime siin ja ütlesime, et äkki need oleksid jäävad nüüd sinna minevikku ja me vaatame ainult sinna tulevikku. Et me ei vaata ka praegu siia olevikku, on ju, sest see niikuinii läheb, aga me vaatame ikkagi sinna tulevikku, et kui alguses oli jah tõesti nii, et sa lihtsalt, ma ei tea, elad nagu robot, on ju, sööd, teed tööd, käid poes, magad, on ju, mitte mingeid tundeid, mitte midagi, see üle poole aasta oli niimoodi päris karm. Et siis, kui sa võtad endale eesmärgiks seda, et olevikus ma saan hästi läbi, aga mul on tulevikuks sihid, et siis hakkab ka nagu midagi nagu paremuse poole minema. Mul on veel sulle üks küsimus, mida tegelikult tihtipeale küsitakse just siis leinas inimese toetusring või tuttavad või lähedased tema ümber. Et seesama see piiride koht ja võib-olla mis su enda isiklik kogemus oli, et mõnikord inimesed kardavad ka, et või noh, inimene pakub enda abi või tuge või lähme teeme midagi ja siis leinas inimene ütleb, et ei, ma ei tule. Et kus kohas see piir on, et noh, kus kohas siis tagant lükata, mis su enda kogemus oli. Ja kus kohas siis toepakkuja peabki aru saama, et ma siit ei tohi üle minna? Et noh, tegelikult ega seda nagu päris nagu ütleme sundida ei saa inimest tulema. Et mis minul oli väga hea, et oli minu lähim sugulane, oli lihtsalt öelnud ühele emale, kellel on sama kogemus, et kuule, et mul on ka üks sugulane, kes on täpselt sama, et äkki te saate kokku omavahel niimoodi. Et võib-olla kui mul ei oleks olnud seda turvalist inimest seal vahel, võib-olla ma oleks ka öelnud talle, et ma ei saa kokku.
et see piir on selline õhukene. Pigem ma ütleksin, et minul on selliste inimeste vastu rohkem sellist usaldust. Kui ma proovisin ka teraapiaid, on ju, ja võtta, seal ma võin öelda, et see piir kadus ära. Tähendab, seal ületati seda piiri minule mitte sobilikult. Ehk siis ma tundsin, et ma sain natuke haiget, kuigi ma läksin abi otsima. Pigem need samad emad või lapse kaotanud emad, nemad on hästi sellised, no ma ei tea, ma kasutaks praegu sõna õrnad. Nad ei ole pealetükkivad. Nad ei, no me oleme samamoodi teinud ka nii, et sa ei pea jagama. Sa ei pea jagama. Sa lihtsalt ole meiega. Et ma ei tea, kas ma said sa vastuse, aga sellist piiride ületamist ma seal nagu niimoodi, et oleks tekkinud nagu mingi usaldamatuse asi, seal ei ole olnud. Vastasid täitsa väga olulise teise külje pealt jällegi. Ja, aga teraapiaga võib saada väga suure pettumuse. Kui terapeut, kes sinuga tegeleb, ei ole tegelenud väga palju leina küsimustega. Kahjuks seda ma kuulen ja väga tihti väljaspoolt, et kui puudub see teadlikkus, siis ta võib olla kahjustav. Kui küsin veel natukene nende samade lähedaste kohta, et kui sa ütlesid, et sõbrannad sul näed muidu viisid sind reisile ja viisid sind sinna stand-upile, et mis sul aitas seda abi siis või sellist nii-öelda sekkumist või viimist vastu võtta ja kaasa minna? Sest mina tean, et mul mõnikord kliendid jagavad leinas inimesed, et on väga hea, kui tulevad ja viivadki välja ja teevad. Ja siis mingitel juhtudel on jälle need kohad, et ma ütlesin talle ei, aga ta kui tuleb ja tuleb ja tuleb, et juba tekib see viha, eks ju, et ta ületab mu piire, et ta kui tahab mind kuhugi viia, midagi teha, aga mina seda ei taha. Et kuidas sinu, võib-olla sul ei olnudki seda, et keegi tutvusringkonnast oleks piiri ületanud sellisel viisil? Eks ma ütlesin ka ikka mõnele ei ära. Ma mäletan alguses igasuguse kontserdid ja mingid teatrid ma välistasin kogu aeg. Aga nad ei olnud ka selles mõttes sellised, et nad oleks mul nagu iga nädal ukse taga olnud. Et nad lasid mul ikkagi olla ja pigem oli ka see niimoodi, et võib-olla mul on jäänud järgi ikkagi need sõbrannad ka, kes tegelikult ütlevad, et kas tahad, et me lihtsalt istume, et me ei pea ju rääkima, me võime ka lihtsalt olla, me võime ka koos nutta. Ma olen käinud ühe sõbrannaga metsas karjumas, sest tema avastas, et jube hea teraapia pidi olema see, kui sa lähed metsa ja karjud, et sa karjud endast seda välja. Me siis läksime ja proovisime. Et ma ei tea, kas ta aitas, aga lõpus kogemus oli. Aga jah, tegelikult minul võib-olla see, et ma väga usaldan, nad on mul väga pikaaegsed sõbrannad. Et mul oli nii suur usaldus nende vastu seal. Sest et ma üritusi, kuna ma enne seda olin väga aktiivne, siis ma mingil hetkel ikkagi aastaks tõmbasin ka sellest seltsi elust ikka täitsa ennast välja. Et võin öelda. Aga see võib-olla tulebki tasapisi, et kui sul on need inimesed, keda sa usaldad ja sa tead, et täpselt, et sa ei pea nendega mingit, ma ei tea, lõbutsema kuskil, vaid sa võid istuda ka niisama tema juures ja teed juua ja nutta lihtsalt, mis on tegelikult täiesti okei. Ma sellel hetkel mõtlesin, et see nutmine ei aita, aga tegelikult aitab küll. Kui sa saad ilusti kõva häälega ka nutta, minu meelest see emotsiooni välja laskmine täiesti okei. Et muidugi on minul võib-olla oli see, et ma saingi kodus nutta, aga ma tean emasid, kes nutavad tegelikult vannitoas, et nende teised lapsed ei näeks.
et sealt tekib see teine pinge, on ju. Et siis ongi hea, kui ta näiteks teinekord, kui ta tuleb ka sinna tugigruppi, et tegelikult see on see koht, kus keegi hukka ei mõista, kui ta tõesti nutabki kõva häälega seal. Et siin on erinevaid inimesi kindlasti, kellel on erinev taust ja erinev võimalus üldse, eks ju. Kes nutab vannitöös ja kes läheb jalutama ja näitab, et vot nendel emadel on päris raske tegelikult, kes ei saa oma perele näidata, et nad ikka veel nutavad, eks ju. Siin on see pereteraapia küsimus juba, kui ikka 5 aastat ei saa üksteisele näidata, et ma nutan, siis on midagi ikka väga veel katki. Et aga noh, jah. Aga ma saangi aru siis, et see, et siis sõbrannade see viimine sind erinevatesse kohtadesse, et seal taga on see usalduslik suhe, et teil on omavahel kontakt ja see turvatunne, mainisid ka mitu korda, et see nagu aitas siis kaasa minna. Ja ma kuulsin ka seda, et nad ju tegelikult ju kaardistasid ka sinu vajadusi ja sõnastasid ära selle, et me võime lihtsalt ka teed juua ja nutta, et see on ka oluline, seda on võimalik teha. Võib-olla alguses ongi näiteks isegi võib-olla, kui sul on ikkagi sellised südamesõbrannad või kellega sa võid ikka, või öeldakse luurele minna, nendega on võib-olla isegi lihtsam minna välja kui oma pereliikmetega. Ma ei taha nüüd midagi öelda, aga kui kõik on alles seal šokifaasis või leinafaasis nii tugevasti sees, siis see ühine käik välja kuskile, see võib-olla ei ole väga toetav. Mingi sellel hetkel, näiteks, ma ei mõtle siin, et me lähme sööma või kuskile, aga ma ei tea, minnakse kuskile päeva veetma mingile üritusele. Siin ilmselt on ka need erinevad peresüsteemid ja kuidasmoodi see toimetulek on, et kas siis ongi vaja rohkem eraldiseisvalt siis tulla kokku või siis on ka võimalik kohe ühiseid tegevusi teha, aga see hästi palju sõltub inimeste dünaamikast. Ja mida ma märkasin tegelikult, et nagu sugulastega, et mida võiks nagu tegelikult ka välja tuua, et kui sugulased, kõikidel enamusel sugulastel on ikkagi mingisugune süütunne. Kas ma olen sind piisavalt mingil hetkel toetanud, kas ma olin sulle, aitasin sul seda, teist või kolmandat, et kui nad näevad, et sina hakkad tervenema, niimoodi, et sa oled nagu avatud ja sa nagu ise räägid sellest kurvast sündmusest, siis nende jaoks on see teraapia. Ehk siis nemad saavad ennast siis sinule avada, et vaata, mul on nii suur süü sellepärast, et ma olin seal, sellel hetkel ma tundsin, et ma ei jõua või ma ei julge sind toetada või aidata. Ja siis saavad sellised nagu suhted saavad klaariks, et nendel on see süü, mina ei saa aru, miks pärast ta nagu kogu aeg väldib seda teemat või kas või nagu lapse nime suhu võtmist, aga siis mingil hetkel sa saadki aru, et tegelikult tal on nii suur süütunne, et näiteks ta võib-olla mingil hetkel, kui mul oli jälle, ta nägi, et mul on raske, aga tema ei olnud minu kõrval. Et ka see turvasüsteem ja see turvaring, eks ju, et seal on ka emotsioonid. Seal on ka emotsioonid. Eks ju, just. Ja täiesti erinevalt, et onud, tädid, õed, vennad täiesti erinevalt, et võib-olla mingil hetkel lihtsalt neid emotsioone on nagu kõigil palju, et ei saa aru, aga ma ei tea, ma võin öelda, et mul on vist väga vedanud sellepärast, et nad olid minu jaoks ikkagi päris kaua ikka kõik olemas siin, et ma ei saanud öelda, et ma oleksin jäänud üksi. Et sealt. Aga kui ei ole selliseid häid lähedasi, kes sinul kogu aeg nagu kätt pulsil hoiavad või sinu vajadusi märkavad, et siis tõesti astuda sinna turvagruppi või kuskile, kus on sama kogemusega inimesed. Et
et kui et ei see ole on, seda oma turvaringi, et siis on võimalik tegelikult luua seda, eks ju. see on tegelikult see teraapia, et ma tean ka inimesi, kes on leinas olnud ja tõesti nad, noh, ma ei tea, vaata inimene ahastuses tegelikult proovib omal kõik variandid järgi, on ju, kes käib seal mingi šarlatani juures ja kes keerutab pendleid ja tahab teada, kus tema lähedane nüüd on ja nii ja naa, on ju. Aga lõpuks nad ikkagi tegelikult pettuvad mingites süsteemides ja nad jõuavad ikkagi ringiga nende inimeste juurde tegelikult, kellel on sama kogemus. Kuigi nad on hästi palju proovinud kõike, igasuguseid asju. Et nagu nendel inimestel on hästi suur süütunne selle lapse lahkumise osas, eks ju, selle leina. See süütunne on nii suur. Tal on see läbikukkumise tunne, et mis lapsevanem ma olen, minu laps lahkus, on ju. Ja noh, ja siis ongi, et elu mõtet ei ole, ühtegi unistust ei ole enam, tulevikku ei ole ja siis proovitaksegi. Kõige tähtsam ongi see, et ma tahan teada, kus ta nüüd on ja kas temaga on kõik hästi, on ju, on see kinnisidee. Aga no see ei toeta sinu edasiminekut absoluutselt. Selles mõttes ongi hea see, noh, mina kutsusin seda ükskord tegelikult sellised, ma andestasin sellele sündmusele ja lähen edasi, et ma ei saa igavesti selle tagaga ja mul on mälestused, aga ma ei saa olla kinni selles, mis juhtus. Väga oluline jällegi ja jällegi nopin ka toon veel uuesti selle välja, mis sa ütlesid, mis on jällegi hästi oluline minu arvates, et on erinevad siis nii-öelda need tugigrupid, töökaaslased, eks ju, sõbrannad, et mitmes kohas sarnase kogemusega emad, et see mitmekülgsus on hästi oluline. Nii palju kui vähegi võimalik. See ring on suurem tegelikult, et nüüd, kui ma olen nagu selles mõttes seda teed käinud siin, siis noh, ma ei tea, keegi kunagi kuskil ütles, et kõik need leinas inimesed lähevad nagu heategevusse, on ju. Käisin ka mina seal ära, aga sealt ma nagu sain selle teadmise, et meie, kui meil juhtubki peresüsteemis selline õnnetus, et lahkub laps, on ju, siis lapsed, vennad, õed, vanemad isegi saavad mingit toetust, on ju. Aga ma näen seda murekohta praegu väga palju, et täiskasvanud, kes leinavad, eks ju, et vanaemad, vanaisad, kes on jäetud täiesti üksi. Et vana või onud, tädid tegelikult, kõik oleneb sellest, missugune suhe tal lahkunuga oli, on ju. Aga noh, vanainimeste lein on ikka väga valus, sellepärast et nende, ma ei tea, põlvkondade selline käitumismuster on ka see, et miks mina elan ja tema laps, on ju. Ja sealt tulevad meeletult suured süüdistamised ja terviseprobleemid. Et see on üks selline ja mina saingi nagu selles mõttes sellest heategevuses seda, et kui ma nägin neid väikeste laste vanaemasid ja põhiliselt ikka vanaemad, vanaisad on sellised meil veel selle põlvkonna inimesed, kes ei taha väga palju ennast avada ja näidata, eks ju, kui suur see on, et siis see oleks see on ka tegelikult nüüd selle leinakooli üks teema võiks olla. Jah, aga meil ongi, et me just saime Nula inkubaatorisse selleks, et just pakkudagi toetust kogu tervele peresüsteemile. Et samamoodi, nagu sa ütlesid ka, et vanemad vanaisad tihtipeale jäävad välja ja kui sureb ka täiskasvanud laps, et siis ka ei ole otsas sellist toetust vanematele ja siis ka õdedele ja vendadele, et see on meil täitsa fookuses küll siin arendamisel. Ma vaatan nüüd kella, et meil on selline hea kokkuvõtmise aeg ja kokkuvõtted ma tegelikult isegi täitsa hea meelega kuulaks kõikidelt osalejatelt. Liina, kas sa tahad alustada kokkuvõtmisega, tahad sa kokku võtta ise viimasena, kuidas sa tunned? Ma võtan viimasena, siis ma kuulan. Aga küsin siis osalejatelt, kes meil siin on ka ühe ekraani taga,
mis tunded, mõtted või kuidas sa tänase sellise kuulamise enda jaoks kokku võtad? Täitsa kutsun mikrofoni avama ja jagama. Ma võin alustada. Muidugi on see traagiline lugu, aga samas, kui ma tohin nii öelda, siis Riina puhul oli tohutu õnn see, et see turvavõrgustik oli, ma isegi ütleksin, massiivne. Et täna tohib niimoodi vist rääkida, et mulle meeldis see, mis sa välja tõid ja muidugi sellel omakorda võivad olla mitmed vastused, aga sinu puhul oli hea, et sa allusid nendele poolvägisi väljaviimistele, et ju sa oled loomult ikkagi pigem vist jah, selline optimistlik, et ma olen ka ise lapse kaotanud, et minu loomus võib-olla oli seal ammusel ajal natuke teistsugune, aga see ei olegi üldse oluline, et me kõik olemegi erinevad. Siis tundsin täpselt sama tunnet, kui sa rääkisid süütundest, sugulaste süütundest ja nii see ongi muuseas, et täpselt tundsin minagi oma ões süütunnet, kui väga kiiresti tema abikaasa suri ja juba linnade vaheline pikk vahemaa ei lubanud minna ja olla ja tõesti siis, ma ei tea, vanema õena kuidagi toetada. See oligi süütunne. Natukene on see süütunne täna ka veel, aga ma näen lihtsalt, et tema on ka tubli terveneja, et ta ise avaneb nüüd järjest rohkem. Ja see ongi teraapia mulle. See kõik on õige, mida sa ütlesid. Kui ma tohin kõrvutada, et siis jäin mõtlema oma lapse Leina peale, et minul mingil perioodil oli väga raske vaadata sõprade peres kasvavat last, sest meie laste vahel oli üks päev ja alles siin nädal aega tagasi ma nägin seda tüdrukut, kes on täna juba päris vana ja midagi pole teha. Hopsti mul tuli meelde, et minu laps oleks täpselt selline olnud. Ja 40 aastat on möödas ja ikka läheb see mingisugune armistunud arm veel hetkeks lahti, aga see tagasitulek on muidugi kiirem, kui see oleks olnud algusaegadel, et see on küll valus. Aga üks küsimus mul on ka, kui tohib küsida. Kas see Rooma munkade palveteel kõndimine ka kuidagi mõjutas su mingit suhet, usku, oled sa kuhugi kogudusse jõudnud? Et ma alati võimalusel küsin, kui ma kuulen, et inimene midagi sellist nimetab, et... Ei, see kindlasti mitte. Et pigem olin hästi vihane seal üleval mäe otsas, sellepärast, et minu jaoks oli see, et noh, ei ole seda seal üleval, seda Jumalat, tema lasi kõigel sellel juhtuda. Aga kuna ma täiesti teadmatult sattusin sinna Via Francescana palveteele, täiesti teadmatult, sest ma ei teadnud, kuhu mind viiakse. Aga hops hommikul ärkad üles ja seal palvetee keskel on tee ääres, et hakka ainult astuma. Aga ei. Täna, kuigi ütleme niimoodi, et ma ei ole tõsiusklik, aga seda usku ma olen küll, et kuskil ikkagi on mingid kaitseinglid ka. Ma kiiresti veel varastan 2 sekundit enda kõneaega, et mina näiteks pöörasin täiesti raevukalt Jumalaga tülli, kuigi ma olin enne Jumala inimene ja ikka mitukümmend aastat tülitsesin. Lõpuks andsin alla, sest et ma olen nõrgem lihtsalt. Et jah, ja nüüd teine mõte läks rändama, aga las see läks, et aitäh.
aitäh jagamise ja ka küsimuse eest, et see on, Leinas on ju läbiv teema, et spirituaalne pool, et millesse või kellesse ma usun, aga kuulame veel, meil on veel 2 rikkalikku minutit, et tänast kokku võtta. Ma kahjuks ei kuulnud, mida te rääkisite. See oli liiga hilja, aga ma jätkan võib-olla seda teemat, et kui te tahate teada, kuidas lapse kaotus mõjutab lapsevanema jumala suhet, siis on üks lõputöö valmis selles sektoris. See on küll bakatöö, aga kõrgema osateadusliku seminari vilistlaste kodulehed leiab selle. Ma olen ise selle kirjutanud, seda lõputöö, mõni veel Kristi harjaks. Sealt vaadatakse seda. Hea teada, aga aitäh jagamise eest. Ja meil on veel... Ja muidugi räägin ja panin mikrofoni kinni. Et kas on veel keegi, kes soovib kokku võtta? Mart, sul on mikrofon maas, ja? Ja, et Riina puhul, mis mul nagu 2 mõtet siin veel võib-olla lõpetuseks, mis kõnetas, et see, et kui Riina ütles, et ta stand-up'i käis kuulamas ja vaatamas, ja et siis see nii-öelda see, kas siis see süütunne või siis see, et ei tohi nagu rõõmu tunda, et seda pikalt paisutaga kinni hoida, just et see, kuidas see nagu teistele välja paistab. Et see mõte, et lein on isiklik asi, et see ei olegi teiste asi, et inimene võib seda õnne ja rõõmu tunda, aga see, et kuidas me keelame endal mingil hetkel ära arvates, et see ei ole kohane. Aga et on küll kohane, et aitäh Riinale selle mõtte eest. Ja siis see teine mõte, mis et väga tore, et Riina nagu tõi ja juhtis tähelepanu selle peale, et mis puudutab nagu vanavanemate nii-öelda leina. Et see on nagu ka hästi mitme tahuga küsimus, et ma siis mõtlen selle peale, mis mul isa omal ajal rääkis, et omad lapsed, need on nii ja naa, aga need lapselapsed on nagu palju kallimad, kõige kallimad. Et see on nagu selle koha pealt siuke mõte, et kui valus see võib olla tegelikult nagu vanavanematele ja et kuidas me ühiskonnas ei oska selle peale tullagi, et kui valuses ja haavatavas kohas nemad omadega on sellel hetkel, et see on väga tänuväärne, et Riina selle punkti üles tõi ja Meeli, et sa selle punktiga teise koha pealt tööd teed, et väga kihvt, aitäh. Ja ma vaatasin kella ja meil on aeg on täis, ma natukene hiljem alustasime, siis lubasin siin natukene ka ajaliselt 1 minuti üle minna. Aga ma olen ääretult tänulik, Riina, et sa tulid ja jagasid täna läbi oma kogemuse väga olulisel teemal, mis on küsimärgi all või alati on seal küsimusi nii nendel, kes on siis Leinas inimese kõrval, kui ka siis Leinas inimese üks valukohti ja ka ressursse. Ääretult oluline teema ja tänan ka siin täna osalejaid ja kindlasti ka neid, kes vaatavad salvestust ja järgmise Leina kohvikuni. Nägemist!